Mähkmed Hagis esitlevad koostöös Perekool EE-ga. Mitu korda me ikkagi elus sünnitame? 1, 2, mõni võib-olla rohkem. Sünnitus on ikkagi nii eriline kogemus ja võiks meile meeldivana meelde jääda. Tõsi on see, et sünnitusel saab naine iseennast kõige paremini aidata. Ämmaemand Maret soovitab, mida siis sünnitusel teha ja mida mõelda, et see meile kergem ja meeldivam oleks. Maret, räägi mulle sünnitusest. Alati, kui sellest juttu tuleb, siis kõigepealt on suur jutt sellest, kui valus see on, kui hirmus see on läbi teha, et kuidas saaks ise ennast aidata, et see oleks kergem. Ja miks see valu üldse on sünnitusel? Jah, et kui me mõtleme sünnituse peale, siis esimese asjana tuleb meile kohe see hirmus valu, et meil on ju läbi aegade räägitud, et sünnitus ongi üks hirmus ja valus kogemus. Tegelikult see ei pea üldse nii olema. Ja naine saab ennast ette valmistades ja sünnitusel ennast ise aidates ikkagi väga palju toetada ja seda sünnituskogemust endale mõnusamaks, meeldivamaks ja ka lühemaks muuta. Ja kui sa nagu hakkadki juba ennem, kui sa oled rase ja võib-olla isegi ennem, kui sa rasedaks jääd, hakkada ise enda peas seda mõtet muutma. Et sünnitusvalu ei olegi, ütleme selline traditsioonilises mõttes valu, et ta ju ei näita, et midagi halvasti on. Ja võib-olla ei suhtugi sellesse kui valusse, vaid et see on emaka kokkutõmme, see on hästi tugev energia, see on väga intensiivne tunne. Et siis sa hakkad ise ka suhtuma sellesse sünnitusse ja võib-olla sellesse sünnitusel tajutavasse, sellesse aistingusse teistmoodi. Jah, ilmselt, kui sa oled hirmus ja krambis, siis sa teedki selle endale raske ja sealt hakkab see asi edasi minema. Et miks ka ütleme, et üsna paljud naised ikkagi, ma ei ütle, et sünnitamine ei ole valus. Väga paljud naised ikkagi sünnituse ajal tunnevad sellist valuaistingut, väga intensiivset, tugevat tunnet, et sina oled sünnitanud, mina olen sünnitanud, me teame, et päris ilma valutas ei käinud. Aga sa saad ise hästi palju ära teha. Emaka avanemisel surub beebi pea emaka kaelale ja sellega emaka kael lüheneb ning avaneb. See omakorda põhjustabki valuaistinguid, sest emaka kaelal on palju valuretseptoreid. Emaka kael peab avanema 10 sentimeetrit enne, kui beebi sündima hakkab. Osa valust näiteks on tingitud ka sellest, kui emaka lihases on või emaka lihases on hapnikku liiga vähe. Siit tuleb nüüd see hingamine juurde, eks. Et siit tuleb nüüd seos, et miks see hingamine ja lõdvestamine, miks see kõik aitab ikkagi valu leevendada. Ja veel üks asi, mis mõjutab tegelikult seda sünnituse valu, on ärevus ja hirm. Et kui naine on hirmul ja naine tunneb ärevust, siis tema valutaluvus on kohe väiksem. Ja see on nüüd hormoonidest kinni. Hormoonid omavad sünnitusel väga tähtsat rolli. Oksüdotsiin aitab emakal kokku tõmmata. Endorfiinid ehk teise nimega mõnuhormoonid on naise kehale omased valuvaigistid, mis tekivad siis, kui naine ennast hästi tunneb. Kui ta on aga ärevuses ja pinges, tõuseb stressihormoonide tase, mis hakkavad siis omakorda endorfiine alla suruma ja järgmine tuhu on veelgi valusam. Mida rohkem naine enne sünnitust ette valmistub, seda väiksemaks hirm ja ärevus lähevad. Üldiselt need naised, kes on perekooli loengutes käinud, aitavad ise ennast sünnitusel rohkem ja nende sünnitused on ka mõnevõrra lühemad. Sellepärast tasukski perekooli loenguid külastada ja ka Perekool EE kodulehel on palju vastavasisulisi häid artikleid. Väga paljud naised ikkagi saavadki kõige rohkem abi sellest sünnitusaegsest hingamisest, lõdvestamisest ja massaažist. Ja kui on ikkagi võimalik, siis võiks võtta tugiisiku enda sünnitusele kaasa. Siis üks hästi mõnus asi ja mida on tõesti iidsetest aegadest sünnituse valutustamisel kasutatud, on vesi.
nii duši kui vanni mõni meil tänapäeval. Vann, vette saab sünnitada ja ka näiteks kui naistel hakkavad need sellised, me kutsume sünnitusmänguks seda, eks ju, et need libatuhud või ebatuhud peale, eks, ja ei tea ju esimese sünnituse puhul ei tea ju, kas see on nüüd päris asi või on ikka läheb üle või et siis võib ka minna täiesti selline 37 kraadi vann, pool tundi, tund aega olete vannis ja siis vaadata, et kas läheb üle või kui on õige asi, siis tavaliselt see vann annab nagu hoogu juurde. Paljusid naisi aitab visualiseerimine. Sünnitusel aitab näiteks kujutada ette emaka kaela või lilleõie avanemist. Selle käigus lähevad emaka põhjalihased pehmemaks, mis aitab omakorda emaka kaela avanemisele kaasa. Samuti võib ette kujutada, et laps on juba kätel, ka see annab palju jõudu juurde. Palju aitavad ka kinnitavad ütlused iseendale. Ma jõuan, ma jaksan, ma saan sellega hakkama. Võib-olla tasuks varem tutvuda selle kohaga, kuhu minnakse sünnitama. Et see oli see hirmu ja ärevuse leevendamine, et mõnel inimesel on teadmata isegi, miks on haiglakartus. Ja see, kui ta läheb nüüd sünnitusmajja esimest korda, ta ei ole siin käinud, ta ei ole seda kohta näinud, et siis võib ka olla selline, et tekitada lisaärevust, et kui vähegi võimalik, käige tutvuge selle kohaga, kus te sünnitama lähete. Kuigi sünnitamine on selline intensiivne ja üsna raske kogemus, on see ka selline kogemus, peale mida sa võid öelda, et ma ikkagi vägev naine ja ma tegin selle ära ja kui vähegi võimalik, ikkagi võiks mõelda selle endale juba varem selliseks positiivseks kogemuseks ja hoida siis tähelepanu ikkagi selle lõpptulemuse peale, et kelleks siis on oma beebi. Sünnitusvalu on ainuke mõtestatud valu. Iga tuhu on lähemal sinu armsa beebi sünnile, mida sa oled 9 kuud oodanud. Jah, sünnitus on vähemal või suuremal määral valus, kuid uskuge mind, see kõik ununeb niipea, kui tita ära sünnib. Lähevad ju emad ka 2., 3. ja 4. korda sünnitusmajja. See kõik on seda kuhjaga väärt. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.